Tere! Olete jälle vaatama Suubiks Founder Stories ja täna on meil külas Kaur Kasema. Tere Kaur! Tervist Siim! Hea meel, et sa siin oled. Ma olen tükk aega sulle öelnud, et ma tahaksin nagu koos podcasti teha. Ja nüüd on niimoodi välja kukkunud, et sa oled meie podcasti igatepidi filmija, monteerija ja nüüd ka saatekülaline. Kolm ühes, jah? Kolm ühes, eks ju. Kaur, sa oled Korsten Filmsi asutaja ja tegevjuht. Kas sa räägiksid korra kiirelt, mis on Korsten Films ja mida te teete? Me teeme hästi palju erinevaid videoprojekte, alates siis nagu täna me teeme salvestusi podcasti, ürituste aftermovie'd, kontsertid, muusikavideod ja ma töötan selle tegevjuhina ja olen ka siis asutaja selles suhtes. Et jõudsin siis sinna, kui ma hakkasin, ütleme 5-6 aastat tagasi tegelema selliste videotega, et filmisime sõpradega mingid tõusiklippe, mingeid relva action, selliseid filme ja siis jõudsingi kooli stuudioringini, kus me siis hakkasime tegema kooli sellist uudistesaadet ning sealt sai see siis asi alguse ja jõudsingi siis siia tänasesse päeva, kus tulid juba 2-3 aastat tagasi sellised suuremad projektid ning sealt siis olen jõudnud siiani, kus mul on siis enda ettevõte. Okei. Kas sa oled siis 5-6 aastat tegelenud overall filmindusega ja viimased 2-3 aastat on siis siuke ettevõtlus sinna juurde? Et ma kunagi üldsegi tegelesin fotograafiaga, et võib-olla võiks isegi selle nagu aluseks võtta, sest ma olen õppinud tegelikult fotograafiat natukene, ütleme 1-2 aastat, aga see kuidagi ei tundunud nii põnev minu jaoks ja üldse see nagu liikuv pilt on nagu nii palju põnevam minu jaoks, et sealt ilmselt ma jõudsingi tänu sellele video juurde, et just see video nagu aitab hästi palju paremini lugu just jutustada. Absoluutselt. Mul tekkis kohe see küsimus, et kas sa mäletad enda seda esimest tasustatud filmitööd või? Kusjuures isegi mäletan, et see on natuke naljakas lugu, et see tuli kuskilt tuttav kaudu, et keegi tuttav teadis, et mul on nagu kaamera ja siis, et kui on kaamera, siis oskab filmida ka vaata. Ja siis me filmisime ühele tehasele Vana-Pärnus niisugust nagu reklaamvideot. Ma olin veel 9. klass ja mul oli distantsõpe ja siis ma distantsõppelt mingi 2 nädalat puudusin ja filmisimegi seal tehases igasuguseid niisuguseid väikseid klippe, et seal niisugused tootmisprotsessid olid ja siis pärast mingi paar nädalat monteerisin seda ja sain oma nii-öelda esimesed tasustatud töö kätte. Päris äge. Okei. Seda on äge kuulda. Aga sa rääkisid just sellest, et sa tegelikult alustasid fotograafiast, eks ju, ja siis tundsid, et see ei ole nagu päris see ja jõudsid filminduse juurde. Aga paljud noored tunnevad tihtipeale niisugust ebakindlust võib-olla oma kirgede järgimisel. Et kas sa saaksid jagada meie kuulajatega, kuidas leidsid sina selle enesekindluse astuda esimesed sammud ettevõtluse poole? No kindlasti on see, et su ümber peavad olema nagu hästi toetavad inimesed, et ilma nagu toetluse ja mentorluseta sa ei jõua mitte kuskile. Et sa võid üksi nagu proovida, aga sul peab olema nagu kas siis nagu meeskond, tuttavad, sõbrad, sugulased või üldse sellised inimesed, kes sind nagu hästi toetavad ja inspireerivad. Et kindlasti nemad aitavad sul nagu sellisest enesekindlust ja just täpselt seda väljendusviisi leida. Väga äge, sest et mul on tegelikult üks küsimus siia üles on ka kirjutatud, milles ongi, et kes on inimesed sinu elus, kes on toetanud ja inspireerinud sind läbi sinu teekonna? See on väga küsimus, et tegelikult neid on nagu hästi palju olnud, et alates siis nagu kooli juhtkonnast kõikidest, mitte kõikidest, vaid osadest klassikaaslastest, kindlasti sellised lähedasemad, tuttavad, sõbrad, naine, perekond, et neid on nagu hästi palju, et ma siit konkreetselt välja tooks, aga kindlasti sellised lähedased inimesed on hästi palju inspireerinud. Äge. Aga sa ütlesid siin, tegid selle remargi, et mitte kõik klassikaaslased, kas on olnud ka neid nagu selliseid kaikaid kodaratesse? On kindlasti, jah. Et sellised nagu, ma ei ütleks, et konstruktiivset tagasisidet, et sellised pigem nagu negatiivset ja sellised nagu heiti ja sellised on nagu tegelikult iga tund nagu tuttavatelt ka. Või nagu, jah, tuttavatelt. Et pole point, et miks sa nagu teed sellist asja ja nagu sa ei jõua sellega mitte kuskile ja et on ka sellised hetki tõesti, jah.
aga kas sinu jaoks käis siis mingi hetk see klikk ära, et see ongi see, millega ma tegeleda tahan, et noh, me rääkisime siin sellest kirjast ja selle enesekindluse leidmisest, ma arvan, et selleks, et seda enesekindlust leida, et see on see, mida nagu see rada, mida ma käin, eks ju, siis selle jaoks sa pead enne nagu enda jaoks aru saama, et see on see rada, mida ma tahan käia. Et kas sa mäletad, millal sinu jaoks see moment oli, et filmindus on see rada, mida ma käia tahan? Ma võib-olla konkreetselt hetke niimoodi ei mäleta, aga võib-olla tuleb siuke seik, kui ma tean, et mul oli nagu päevas mingi 2-3 asja, ehk siis alustasin hommikul mingi Inteka filmimises, päeval oli paar üritust ja õhtul oli ka võib-olla mingi shoot veel, et siis ma teadsin, et see on nagu, et kuidas ma nagu tüdin ära, et kui mul nagu terve 12 tundi päevas on nagu tööd, et kuidas ma nagu sellest ära ei tüdin, et siis ma saingi aru, et nagu see on mulle nagu, et ma arvan, et see võis see hetk olla. Okei. Aga see on väga äge, et siit ma tuleb kohe see küsimus, et kuidas sa hoiad tervislikku töö ja eraelu tasakaalu, et kui sa räägidki siin, et vahepeal sa filmid 12 tundi päevas järjest, eks ju, ja sa ei tüdine sellest ära, et kuidas sa seda balanssi hoiad? No kindlasti on nagu hästi oluline leida need nagu puhkepäevad enda jaoks ja võttagi nagu täitsa aeg maha ja tegeleda nagu hoopiski millegi muuga. Et minu jaoks on see võib-olla nagu sõpradega lihtsalt chillimine või väljas käimine või trennis käimine, et trenn kindlasti nagu aitab sul hoida seda nagu vaimset tervist korras. Ja just nagu võttagi aega endale, et sa ei pea tegelema arvutis mingi monteerimistööga ega kuskil võttel 12 tundi päevast seisma selles suhtes. Et kindlasti see vaba aeg just on nagu hästi oluline. Okei. Et see on väga huvitav või väga see minu arust siuke terve lähenemine, sest et tean endas kogemusest, et mina tunnen vahepeal ennast hullult süüdi, kui ma olen, et okei, et mul on nüüd nagu vaba päeva vaja või et I need the time off. Aga kindlasti see on see, et see on nagu paberil võib-olla niimoodi, et ma räägin hetkel, aga tegelikult neid vabu päevi ikka nagu võiks nagu väga palju rohkem olla. Et ma arvan, et sa isegi nagu enda puhul tunned, et nagu võiks tegelikult nagu vaba päev täna olla, vaata. Ja absoluutselt, aga see on natukene näiteks minu puhul üks põhisoov on, miks ma tahtsin ettevõtjaks üldse saada, kui sellest ajast saati, kui ma olin siuke väike pätakas, oligi see, et ma tahan olla enda ajamärmes, et ma saan ise valida, millal ma käin tööl ja millal ma teen seda midagi muud, mis mind kõnetab. Aga kuidas sa tunned, et kui palju sul on nagu võimalus seda enda aega ise juhtida ja otsustada, et mida ma nüüd ja kus teen ja no kuna mul on niisugune töö nagu, mis on nagu vahel on ta hästi nagu paindlik, aga samas nagu ei ole. Et ma tean mingid nagu võttepäevad, mis on nagu konkreetselt nagu kindlaks määratud, kus on siis nagu meeskond selle järgi planeerinud, et neid ma nagu muuta ei saa. Aga just seda monteerimisaega või seda nagu, kui video on filmitud, siis ta läheb järelproduktsiooni, ehk siis kus see kõik lõigatakse kokku ja et just selle aega on mul nagu hästi paindlikult võimalik muuta. Et kui ma ei taha näiteks see õhtu teha, võin ka järgmine hommik selle teha. Mul ei ole nagu niisugust kindlat graafikut nagu monteerimisalal. Et on küll mingi tähtaeg, millest ma nagu kindlasti kinni pean, aga just seda, et ma ei pea seda nagu täna õhtul tegema. Väga äge. Aga räägi mulle kohe nagu huvitav, et mis on need kõige suuremad projektid, mis sa teinud oled või mis on võib-olla, mis sinu enda jaoks on olnud võib-olla siuksed nagu milestone'id või et see nagu tegin siukse asja ära? No tegelikult nagu iga projekt on nagu selles suhtes nagu jääb mulle meelde ja nagu erinev ja et ükski projekt ei ole päris sarnane, aga võib-olla suurtematest projektidest välja tuua mingid siuksed mitmepäevased, mitmenädalased üritused ja võib-olla eelmine aasta tegime 3-4 kuud filmisime Pärnumaa huvihariduse videoid, ehk siis sealt tuli 12-13 videot ja nüüd hetkel sellel aastal on siis siin kohalik Pärnu kolledžile päris suured projektid. Et kindlasti mulle hästi meeldib kui kohalikule turule nagu asju teha, et saaks kohalikku elu turundada ja just sellesse nagu panustada. See kogukonna arendamine või siuke ümbruskonna arendamine, see on väga äge. Let's get to the basics, et räägi mulle, milline su selles mõttes, et sa oled küll küllaltki noor, eks ju, sa oled 18, kui ma ei eksi? 19? Okei. Aga räägi mulle enda lapsepõlvest, et kas räägi enda lapsepõlvest ja võib-olla, mis sinu jaoks seal on nagu siuksed hetked, mis sa arvad, et on nagu mõjutanud sind siia jõudma, kus sa täna oled? No see lapsepõlv on niisugune suhteliselt nagu lai mõiste, vaata, et ma selles suhtes arvan, et mul on ikkagi nagu praegu ka natuke veel lapsepõlv,
et ma saan ikkagi nagu sõpradega hängida ja niisugust nagu vabamat asja natuke võtta ka. Aga ma olen terve elu kasvanud Sindis, käisin Sindi lasteaias, Sindi algkoolis, Sindi põhikoolis ja nüüd Sindi gümnaasiumis. Et ma ei ütleks, et mul lapsepõlve nagu suhteliselt igav oli, aga ma olen niisugune iga nagu teine, et ma nagu väga ei paistnud kuskilt välja, et pigem proovisin ikkagi õppida 4-5 ja niisugune nagu tubli koolilaps olla. Aga võib-olla mingid eredamad hetked ongi see, et kui ma koolis hakkasin nagu rohkem aktiivsemalt mingite kooliraadioga tegelema, kooli stuudioringiga, et võib-olla sellepärast ma paistsin välja, et ma olin see poiss, kellel nagu alati kaamera oli käes. Et nagu selle järgi võis mind ära tunda. Aga võib-olla lapsepõlvest midagi nagu nii erilist võib-olla rohkem öelda ei oskagi niimoodi. Okay. Aga sa rääkisid siin selles, et sul on eredamalt nagu meeles võib-olla see aeg, kui sa hakkasid koolis rohkem kaasa lööma ja niisuguse aktiivselt tegutsema. Et mis sa arvad, et kuidas nagu see on sinu mõju või sind mõjutanud ja kuidas see sind mõjutanud on? No ma arvan, et nagu hästi palju on mõjutanud seda, kus ma nagu inimestega suhtlen, sest koolis sa nagu pead hästi paljude inimestega suhtlema. Et just seda kohusetunnet inimestega suhtlust ja võib-olla seda ka nagu tehnika poolest, et kuna koolis oli nagu väga vägev tehnika ja mul endal niisugust nagu tehnikat on, siis ma sain nagu tegeleda esimest korda droonidega, aasta oli vist 2016, nagu droonist ei teadnud mitte keegi väga, aga ma sain niisugust nagu drooniga lennata seal ja niisuguse vägeva kaameraga tegeleda, et ma arvan, et võib-olla seda tehnilist poolt ka natukene. Aga just see inimestega suhtlus ja kohusetunne, see nagu ma arvan, et jääb mulle hästi meelde. Okay. Et sul on kool iseenesest on nagu positiivse mõju sulle jätnud, aga kuidas su haridusteekond nagu selles mõttes sind on mõjutanud, et võib-olla igapäevane koolis käimine ja sellised asjad, et kas kuidas see sind mõjutanud on? No ma olen nagu tean, et ma nagu päris palju olen puudunud vahepeal, siis ma tegelengi mingite asjadega siin nagu ka nädala sees, aga ma arvan, et me tuleme ikkagi selle kohusetundede juurde tagasi selles suhtes, et sa tead, et sa pead olema see kell seal, et koolis algavad ka tunnid nagu täpselt see kell, et sa tead, et sa pead olema see kell lihtsalt nagu võttel kohal. Et ma arvan, et see kohusetunne tuleks nagu siit uuesti välja. Okay, väga äge. Või see on nagu positiivne, et sul on nagu üks siuke konkreetne joon sellest välja tulnud, et paljudele mõjub see kool nagu ka selles nagu negatiivselt. Et just see kohusetunne võib nagu täitsa ära kaduda selles suhtes, aga mul on see nagu väga positiivselt mõjud, ma arvan. Ja ei, seda on super kuulda ja samas ma saan su sellest pointist ka aru. Aga vaata siin sa rääkisid, me rääkisime koolist, eks ju, me rääkinud su ettevõtmisest ja siis just ütlesid ka, et tegelikult, et sa nagu oled suht palju puudunud, sest et sul on nädala sees ka mingi asju, mida teha. Aga kuidas sa oled seda ettevõtet ja kooli tasakaalustanud? Et ongi, et kui sul on need puudumised, kuidas see sulle nagu mõjunud on see raskemaks teinud koolis asju? No see kindlasti hästi oleneb, et ühelt poolt sa pead oskama nagu ei öelda mingitele asjadele, et kui sa tead, et sul on mingi kontrolltöö tulemas näiteks, et sa ei saa nagu koolist ära minna, et ma arvan, sa pead ikkagi nagu ei oskama öelda, et mul selle ei ütlemisega on nagu ta on, vaata. Aga ma arvan, et see ei ole nii hullult mõjunud selles suhtes, et ikkagi ma olen väga palju koolis ka kohal käinud ja just nagu kõik tähtsad asjad ilusti ära õppinud ja järgi õppinud selles suhtes. Et ma arvan, et see on ka kindlasti nagu hästi suur point, et sa pead ise ennast push ima, et nagu need asjad järele teha ja kõik nagu ilusti ära õppida. Et enesedistsipliin ja see kohusetunne jälle. Absoluutselt. Väga äge. Aga vaata hästi palju igasugustes podcastidesse igal pool ja kõik ettevõtjad räägivad, et ärka hommikul kell 5 käi külma duši all, siis jookse 200 kilomeetrit, siis hommikust ja siis jookse veel 10 kilomeetrit. Et kas sul on ka mingid selliseid harjumisi või rutiine, mida sa igapäevaselt teed selle jaoks, et nagu säilitada mingit enesedistsipliini või mingid harjumusi? No mul mingit siukest hommikurutiini ei ole, et ärkan üles kell 5 ja 200 kilomeetrit, aga võib-olla mingid siuksed nagu trenni, ühesõnaga, et sa jõuad lihtsalt see päev, et sa tahad, et sa pead lihtsalt trenni jõudma see päev. Et aga mingit siukest nagu hommikurutiini mul ei ole, sest ma olen ikkagi siuke
ei ole väga üldse hommikuinimene et ma pigem võin sul 2-3-ni töötada või üleval olla, aga hommikud pole üldse nagu minu teema. Okei, väga hea. Aga mulle meeldib, sa räägid jälle, sa räägid trennist, et sa enne ütlesid ka, et see on nagu vaimse heaolu jaoks nagu hullult oluline, et mina isiklikult on samasugune, et kui ma käin igapäevaselt trennis või 5 korda nädalas või 6 korda nädalas trennis, ma tunnen ennast hästi. Kui ma teen seda regulaarselt, eks ju, kui jääb 2-3 päeva vahele pole hullu, aga kui ma näiteks nädal aega trennis ei käi, ma panen kohe tähele, kuidas kõik asjad lähevad nagu allamäge. Et kuidas, jah, tegelikult see backstory siia võib-olla ei olnudki nii oluline. Pigem ma tahtsin sult küsida, et kuidas sinul on nagu lood olnud vaimse tervisega, et kui sa ütled, et trennis käimine regulaarselt on nagu sulle oluline, sest tunned, et see aitab sul püsida nagu heal lainel, siis jah, kuidas sinul lood vaimse tervisega overall on, et ma tean, et see on võib-olla siuke natukene tabu teema, aga ei, sellest tuleb rääkida selles suhtes. Ja no eks mul on ka siukseid ups and downs olnud selles suhtes, et kui siin suvene võib-olla nagu stressi rohkemad ajad ja tähtajad ja kuupäevad ja uued asjad kõik tuleb peale. Et aga ma arvan, et ma ikkagi oskan nagu enda vaimset tervist suhteliselt hästi hoida ja seda nagu kõike tasakaalustada. Et ma arvan, et mul on nagu vaimse tervisega suht hästi nüüd läinud kõik. Okei. See on väga huvitav, vaata selles mõttes, et ettevõtja vaatepildist on nagu loogiline, et kui sul on palju tööd ja värki, siis on sul nagu see stressi rohkem aeg ja võib-olla raskem. Ja samas jällegi nagu noore inimese vaatepildist suvi on peaks olema see aeg, kus sul on relax ja no problem, eks ju. Ei, samas nagu on nagu üliäge nagu siukest suve oodata, vaata, sest sul on nagu ilm on ilus, päike paistab, pole nagu ei saa lund ega vihma ega, et samas on nagu, ma nagu täiega ootan suve selles suhtes, et minu suvi teeb nagu inimesed nagu nii positiivseks kuidagi, et ma ise tundun ka võib-olla talvel nagu siuke masendunud ja siuke hästi kurb, aga kohe kui lähevad ilmad ilusaks, tundub nagu, et kõik läheb hästi, kõik on hästi selles suhtes. Jaa, niimoodi kipub olema. Ma arvan, et see on Eestis nagu siuke asi, mida sa ei saa väga vältida ka. Aga me oleme juba rääkinud sellest, eks ju, et sul on ilmselgelt suht kõva siuke enesedistsipliin ja kogu see tunne nagu mingil kombel välja arenenud. Aga kas see on võib-olla mõjutatud mingitest mentoritest või eeskujudest, et kas sul on nagu mingi päris mentor olnud, kes on nagu siin mentordanud mingi hetk? Mul ei ole siukest nagu päris mentorit olnud, et võib-olla tuleks selle alguse juurde tagasi, et just need nagu tuttavad ja lähedased, kes on siin nagu push'inud ja toetanud nagu, et mul siukest nagu otseselt mentorit ei ole olnud, et ma olen nagu hästi palju igasugust nagu infot ise otsinud ja enda nagu arenguga ise tegelenud alates siis YouTube'ist ja igasugust masterclassidest ja aga siukest nagu kindlat mentorit ei ole, et ma tean nagu hästi palju siukseid nagu filmitegijad, kellel ongi nagu spetsiifilised mingi Hollywoodi tegijad nagu mentoriteks või nagu midagi siukest, aga mul ei ole siukest mentorit olnud ja et aga ma ei oska isegi siukest nagu sellest nagu hetkel puudust tunda. Et võib-olla ta oleks nagu kaasa aitanud, aga ma ei tea, hetkel ma nagu olen täitsa rahul, kus selle kohaga, kus ma olen. See on ainult super kuulda. Sa ütlesid, et sa oled igasugused masterclassi teinud, kas need on ala see, et maksa mulle $50 ja saad minu mingi masterclass kursuse, kuidas teha seda või teha seda, kas need on nagu... No need kindlasti on nagu hästi palju reklaamitakse mingid siukseid tasulisi, aga tegelikult leiab nagu otsida ja asjasse süveneda leiab nagu siukseid hästi vägevaid kursusi, mis on nagu tasuta ja või no mingi väikse raha eest selles suhtes, et kindlasti ei pea kulutama mingi paarsada eurot mingite masterclasside peale ja sest need ei tee sind kuidagi nagu paremaks, kui sa ise nagu ei ole sellesse süvenenud, et sa pead olema hästi nagu keskendunud ja asjast sees, et nendest nagu ka mõttega aru saada. Et just kui näidatakse mingit näiteks valguse seda, et siis võib-olla äkki nagu ise see läbi proovida või et nagu praktikas on kindlasti nagu hästi palju paremad teadmised nagu või praktikas on nagu palju parem neid teadmisi edasi arendada kui nagu omandada. Okei, aga huvitav, kas sul on mingeid siukseid, ma tean, et sa ei ole nagu ettevalmistanud seda, aga kas sul on mingeid masterclasse, mida kui meil on mõni videograaf ja huviline, kes praegu kuulab, et on sul mingeid masterclasse, mida talle soovitada? Ma tean, et siuke asi nagu Online Filmmaker Academy, siis et neil on mingi siuke bundle
bundle deal, et sealt saab päris hea nagu value'ga neid masterclass'e osta. Aga kindlasti võib-olla lihtsalt panna YouTube'i otsingusse nagu mis see teema, mis sind huvitab ja hakatagi vaatama neid nagu videoid sealt. Et see ei pea olema jah kindlasti nagu masterclass, vaid panedki lihtsalt mingi valgustuse nagu põhiasjad, et sealt saab kindlasti nagu hästi palju infot ja just nagu teada. Aga mis sa arvad, kui palju on nagu see, et võtan ise kätte lihtsalt, et õpin need basic'ud selgeks ja siis hakkan ise katsetama või et kuidas pidi see nagu noor peaks minema või huviline peaks minema, et kas võtab kohe masterclassid ja teeb niimoodi või õpib kõigepealt need basic'ud selgeks ja... No seal on kindlasti nagu 2 viisi, kus minna. Mina olin see, kes nagu istuski võib-olla päev läbi YouTube'i taga, hakkas mingid asju, how to, mis iganes paneb sinna. Ja siis just hakatagi nagu kõigepealt teha see teoreetiline pool enda selgeks, mis oleks nagu minu meelest õige. Aga samas saab ka nagu katse-eksitusmeetodil nagu väga hästi asjad ära katsetada. Et nii ei tööta, davai, lähme edasi. Et vahel isegi see katse-eksitusmeetod on nagu paremini töötanud kui nagu teoreetiline pool, sest nagu on olukordi, kus nagu teoorias ei tööta asjad nii, nagu nad peaksid praktikas töötama ja samamoodi nagu vastupidi. Aga ma kujutan ette, et videograafiga on nagu see katse-eksitusmeetod nagu pisut keeruline, et sa pead filmid kõik klipid ära, lähed koju, hakkad monteerida, saad aru, okei, see üldse nagu ei töödanud. No eks see olegi, et pigem siis sa jäta siukseid katse-eksitusmeetodid siuksestele suurtele projektidele, et kas või katsetadki kodus õhtul kõik ära ja ei hakka kohapeal asju katsetama. Et vahel on lihtsam olla ka nagu kindla peal asjadel. Kui palju, see paningi kohe mind mõtlema, et kui palju sa oled nagu pannud seda, et juba selle, ütleme, selle ettevõtluse ajal, eks ju, kui palju sa teed nagu iseenda mingeid projekte või katsetamisi lihtsalt selleks, et näha, et nüüd ma lähen homme shoot'ile, et ma kasutan neid asju? Oi, issand, see on ikka väga, ma arvan, et see on võib-olla isegi sama palju kui nagu reaalselt ma filmin nagu, et ma arvan, et see on umbes nii jah, sellepärast, et osad projektid sa teed nagu endaga nagu arengu eesmärgil, et kõike sa teegi nagu töö pärast. Et just sa tahadki ise areneda ja võib-olla midagi uut katsetada ja vaadata, et kas see on nagu sulle. Et ma arvan, et see on ikkagi väga suur hulk tunde selles suhtes. Okei, et vähemalt sama palju tööd läheb. Ma arvan küll, jah. Läheb sinna back-up. Vaata, kas see on jumala huvitav teadmine, sest et ikka, vaata, kui sa rääkisid alguses sellest, et alustasin sellest, tegin neid asju ja siis oli tasuliselt tööd. Et kind of, mõnes mõttes on see tegelikult ilmselge, et sa teed nagu kõrvalt kogu aeg arened ja teed enda asju, eks ju. Aga niisama kõrvalt taatajale see ei pruugi kohe ära klikkida, kui seda niimoodi välja ei too. Okei. Aga me oleme rääkinud sellest videograafia maailmast juba ühtepidi, eks ju, omajagu. Aga ettevõtlus ise on nagu täiesti teistmoodi väljakutse. Absoluutselt, 2 täitsa erinevat asja nagu. On jah. Aga tahad sa kuidagi, ma tahaks rohkem selle kohta teada, et mis sinu kogemus ettevõtlusega on, et kas sa tahad ise kuskilt otsast selle jutu lahti teha? No, kuna ma olen selles suhtes nagu nii noor, siis ma ei julge ennast nagu päris siukseks nagu ettevõtjaks pidada. Et ma võib-olla lihtsalt ütleks seda, et ma tegelen nagu, või lihtsalt mul on nagu juriidiline keha, mis peab nagu olema, kui sa tahad nagu riigiasutustega või valdadega või kohaliku omavalitsusega suhelda. Aga kunagi, kui ma olin 16, siis ma tegin endale FIE, ehk siis FIE on siuke ettevõtlusvorm, kus sa nagu vastutad kogu enda varaga põhimõtteliselt ettevõtte eest. Aga ma sain nagu, see oli nagu tohutu suur samm minu jaoks selles suhtes, ma sain nagu mingi juriidilise keha, kus ma sain nagu arveid koostada, lepinguid teha, mingi kuludokumente, aastaaruandeid. Et see oli minu arust nagu hästi suur samm. Aga jah, see OÜ tegemine, kui ma nüüd 18 sain, et see tuli kuidagi nagu hästi loomulikult. Et see OÜ on nagu kindlasti nagu, minu jaoks oli parem ettevõtlusvorm. Et kui sa tegeled nii suurel, või miks oli sinu jaoks OÜ parem kui FIE? Et täitsa huvitab kohe. Sellepärast, et kui ma tahan meeskonnas töötada, siis ma tihtilugu pean nagu inimesi tööle võtma. Ja just see nagu lihtsus, et sa ei pea vastutama enda varaga, nagu FIE-l sa vastutad enda varaga ja see maksude deklareerimine on ka natukene nagu keerulisem. Et see oli nagu selles suhtes siuke samm, miks ma nagu OÜ tegin. Okei, see, et FIE-na oli maksude deklareerimine keerulisem kui OÜ-na?
seal on kindlasti mingid nagu siuksed nüansid, mida sa pead jälgima, kui sa tahad nagu FIE olla, et kindlasti see OÜ nagu, ta ongi Eestis kõige populaarsem ettevõtlusvorm selles suhtes. Jaa, absoluutselt. Okei, aga sa rääkisid siin nendest majandusaasta aruandest, kuludokumentidest, siis ühesõnaga, kui sa FIE-ga alustasid, siis kõik sellise nii-öelda paberimajanduse, selle eest vastutasid siis sina üksinda? No mul on tegelikult emal oli tuttav siuke raamatupidaja, tegelikult ta ei tööta raamatupidajana, aga ta oli hästi-hästi palju abiks mul, et kindlasti peaks ta nagu ka teda hästi tänama, et kindlasti andis selle nagu alguse nagu lükke, et jah, et kindlasti kui sul on mõni tuttav raamatupidaja, siis hästi-hästi palju abiks, et samamoodi sinna võib nagu ju korralikud summad kulutada, kui sul ei ole raamatupidajat. Ja. Et samamoodi sa võid ju vigu teha maksudes, palgaarvestuses, mis iganes selles suhtes. Okei. Ühesõnaga, sinu ettevõtlusteekond sai siis FIE-na alguse ja nüüd sa oled OÜ-rolline. Sa rääkisid siin, et kuna see on see, et kui sa tahad meeskonnas töötada, et siis sul vahepeal vaja inimesi palgata ja nii edasi. Et kuidas see inimeste palkamine sinu jaoks üldse välja näeb, et kas see on see, et sa võtad nagu, sul on juba omad inimesed, kellega sa oled harjunud koos töötama, mingid sõbrad tuttavad ja siis projekti jaoks nii-öelda võtad tööle. Või on see, et sa teed ka nagu mingid tööintervjuusid ja selliseid asju? No mul niisugust nagu püsivat tööd selles suhtes nagu ei ole kellegile pakkuda veel, aga tulekus miks mitte selles suhtes nagu püsivad töökohad luua. Et mul on ikkagi nagu projektipõhiseid nagu hästi palju töötajaid on selles suhtes ja ma olen ise ka nagu projektipõhiselt hästi palju töötanud, et ongi üks projektala, et selle nimel tehakse tööd meeskonnaga. Arusaadav, aga mind ikkagi huvitab see nii-öelda värbamisprotsess, sellepärast, et ma lõppude lõpuks ikkagi, isegi kui sa pead kellegi ainult ühe projekti koos töötama, siis see, kellega sa koos töötad, on üpris oluline, eks ju, et sa nagu usaldad seda inimest ja nii edasi, sellepärast mind just huvitaski, et kas see on ainult mingid sõbrad või oled see ka... Ei, ma olen täitsa nagu selles nagu mingite töökuulutuste peale, et ala otsin homseks valgustajat, et on nagu siukest koostööd ka tehtud, et sa nagu ei tunne inimest, et lihtsalt nagu alada oskuse pärast, aga kindlasti on nagu ka siuksed nagu koostööpartnereid kujunenud sinna selles suhtes. Aga mind just huvitabki see, et kui ongi need nii-öelda sinu jaoks tundmatud inimesed, et kuidas see esimene, kuidas sa nagu filterdad, et kellega sa teed koos ja kellega sa ei tee, on sul selle jaoks ka mingid nagu nippe enda jaoks kujunenud? No selles suhtes nagu Eesti on nagu nii väike, et siin nagu siukseid nagu tuntud tegijaid on nagu selles suhtes nagu pole päris palju või on nagu päris vähe selles suhtes, et kindlasti nagu ka oskuste põhjal, portfoolio põhjal, et mis on nagu eelnevalt tehtud selles suhtes, et ma arvan, et see portfoolio põhjal ongi nagu hästi lihtne filtreerida neid inimesi. Okei. Väga äge. Nii et tip for anybody, et portfoolio. Aga milline on olnud sinu siuke fookus võrgustiku või siuke sidemete loomine just selles filminduses enda ettevõtlusteekonnas? No kindlasti on nagu mu ümber hästi palju siukseid inimesi, kes nagu on sama ala peal. Ehk siis me töötame nagu ühise eesmärgi nimel, et me ei tööta üksteise vastu, vaid just see ühise eesmärgi nimel töötamine on nagu hästi-hästi oluline minu jaoks. Et kõigil on nagu see siht silmes ja nad tahavad nagu seda projekti väga hästi läbi viia. Okei, aga see on niisugune projekti teema, aga kas sul on nagu, ma tean, et vaata, mingid erinevatel valdkondadel on erinevad mingid messid, vaata, et saadakse kokku ja siis ongi lihtsalt networkitakse, luuakse sidemeid ja suhteid, et kas sa oled midagi sarnast teinud, ma ei mõtle nüüd otseselt sellisel messil käinud, aga nagu see põhimõte, et lähme otsime nagu uusi tutvusi, isegi kui mul otseselt ei ole vaja, aga niisama nagu tutvuste laiendamiseks. See on väga hea küsimus selles suhtes, et mulle ei tule hetkel niimoodi meelde, et siukest asja oleks ma teinud, aga kindlasti siin aja jooksul on nagu niisuguseid uusi tutvusi kujunenud selles suhtes. Tahes-tahtmata, kui sa töötad mingis valdkonnas, siis ikkagi need inimesed, kellega sa kokku puutud seal... Ja, et sa puutud hästi-hästi paljude uute inimestega kokku, et käid mingid üritusfilmimas, seal on kindlasti fotograaf olemas, sealt juba mingi uusi sidemeid, et või on nagu mitu operaatorit, sa puutud nendega kokku, oled ise üks operaator, puutud režissööriga kokku selles suhtes, et kindlasti nagu see tutvused on nagu hästi-hästi suur teema. Okei.
aga sa räägid siin niisuguse operaatorid ja režissöörid ja ühesõnaga kasutad siin filminduse lingot, et tahad sa võib-olla rääkida, et nagu kui sa võtad niisugused produktsioonitiimi, kus on enam-vähem kõik olemas, kes seal siis kokku on? No oleneb muidugi nagu kui suur produktsioon on, et kuna mina töötan niisuguste nagu väiksemate produktsioonidega, siis tavaliselt ütleme, et on 3-4 inimest, et on siis režissöör, kelle idee ongi siis enda missioon nii-öelda ellu viia ja siis ühesõnaga operaatoriga suhelda täpselt, kuidas see pilt peaks vaatajateni jõudma, et järgmises ongi kohe operaator, kelle töö on siis kaamerat hallata, kõik optika, statiivid, gimbalid, a la siuke teema. Siis on, oleneb muidugi võttest, on valgustaja, kes siis paneb kogu valguspargi püsti ja vaatab, et kõik oleks ilusti ühtlaselt valgustatud ja just nii nagu režissöör soovib, et võib-olla on mingit punast valgust vaja või mingit siukest meeleoluvalgust. Ja siis on siuksed assistendid ja siuksed niisama töötajad, kes siis aitavad kõik seda ellu viia ja ajavad mingi jooksvaid asju. Okay. Et see on siuke, ma arvan, suhteliselt levinud produktsioonimeeskond. Okei. Siis siukest helindajat või kedagi, kes spetsiifiliselt heliga tegeleb, ei ta... No olen muidugi projektist, et hetkel ma vist tõin suht nagu siukse muusikavideo filmimise näite, aga kindlasti on nagu helioperaator ja siuke, helioperaator kindlasti nagu väga-väga oluline kui nagu helisalestus ka. Okei. Väga äge. Et kui ma olen siin nagu, või ma töötan nagu ka vahel hästi palju nagu üksi selles suhtes, et hetkel siin filmimegi nagu podcasti täitsa üksi, et kaamerad on kõik statiivi peal, et kindlasti see, et samas sa üksi, sul on nagu kõik asjad nagu samas hallata, aga sa oled ka vastutav kõige eest, aga sa oled nagu, ise oled selle nagu lõpptulemusega pärast hästi rahul, kui nagu kõik õnnestub selles suhtes. Et kui kõik on sinu kontrolli all, et sa saad täpselt kõik nii, et sa saad kõik teha, sinu visioon on. Täpselt. Kui sa teed kõik ise, siis sa oledki selle lõpptulemusega pärast nagu hästi rahul. Et see ei pruugi võib-olla, lõpptulemus ei pruugi nii hea olla, aga sa oled ise sellega nagu väga rahul. Need asjad, mis on sinu jaoks olulised, on nagu hästi tehtud, eks? Täpselt. Aga kindlasti sa oled nagu enda teekonna jooksul mingite tagasilöökide või väljakutsetega silmitsi seisnud. Räägi mulle neist. No võib-olla mingid siuksed alguse tagasilöögid oligi see, et keegi nagu ei uskunud sellest, mis ma nagu tahan teha või mis ma nagu saavutada tahan. Et ei olnud siukest nagu positiivset tagasisidet väga palju. Et samas nagu negatiivne tagasiside ei viisinud kuskile, aga kui see nagu konstruktiivne, siis selle nimel sa saad nagu arendada ja ennast täiendada. Aga võib-olla vahel nagu tagasilöökide puhul on see, kui midagi läheb nagu täiesti pekki, et midagi läheb katki või jääb maha või ei tule nii välja, nagu sa tahad. Et need on ka võib-olla sellised tagasilöögid, mis nagu vahel paneb mõtlema nagu, et miks sa seda teed. Aga siis ei tule lihtsalt jah, endast sellest nagu murendada lasta. Okei, aga need olid sellised, suht spetsiifilised filminduse näited, et midagi jääb maha, midagi läheb katki, eks ju. Aga kas on nagu olnud mingid selliseid, ma ei tea, keerulisi kliente või midagi sellist ka, mis on nagu olnud, teinud elu raskeks nii-öelda? No kindlasti jaa, sest äris on ju 2 osapoolt nagu tellija ja tellija ehk klient ja siis on nagu see, kes selle läbi viib. Ehk siis kindlasti see kliendi suhtlus on nagu vahel nagu hästi keeruliseks ja kui nagu klient tahabki sul mingi 10 korda mingit pisidetaili muuta, et sa hakkad lihtsalt mõtlema, et ma lihtsalt ei jõua seda enam teha, et nagu see pole seda väärt, see nagu muutmine. Et kindlasti see klientidega töötamine on nagu vahel päris raske, aga alati on nagu see tulemus saavutatud, mis nad nagu soovivad selles suhtes. Et ma ütleks ikkagi, et see mingite asjade nagu muutmine ja paremaks tegemine on nagu ikkagi positiivne suund. Absoluutselt. Mind pani nagu, ma kogu aeg mõtlen, et mida sa küsida. Siis sa enne, mul tuli meelde, kui sa enne ütlesid seda, et sa ei tunne, et sa oleks ettevõtja. Ma tahan sulle kinnitada, et nagu sa oled ettevõtja. Selles mõttes, et sul on ikkagi, sa seisad silmitsi kõigi nende väljakutsetega, millega kõik teised ettevõtjad
silmitsi seisavad, et vanus siin ei kohal ei ole määrav. Noored ettevõtjad, me ei tähenda ainult, et kuni 19-aastased, vaid ka eks ju noor on päris lai mõiste. Ja noor on lai mõiste. Aga tuttavaid noori ettevõtjaid sinu elus, et kas sul on teisi tuttavaid noori ettevõtjaid su elus? Jaa, selles suhtes, et ma võib-olla ise olen nagu täitsa noor, et kui võtame noore mõistet, aga siukesed 20-25 pluss nagu on ka minu jaoks nagu täitsa noored. Et siukseid tuttavaid kindlasti nagu leiab. Et samas, ma samas ei näe, et see vanus jah, nagu sa ütlesid ennem nagu probleem oleks, aga samas on ikkagi nagu vaadatud, et sa oled nagu nii noor, et nagu kas siukest nagu asja võib sulle nagu usaldada. Et just seda on nagu ka mulle öeldud, et me ei julge nagu usaldada sind, et sa võib-olla tundud nii noor. Et just sellepärast on võib-olla vanus natuke nagu ka määrav. Et aga ma kunagi ei taha nagu, ei too enda nagu vanust välja, kui ma nagu räägin mingi kliendiga. Et meil ei teel ju klient ei tea, kui vana ma olen selles suhtes. Et kui on nagu korrektne suhtlus, siis ma ei näe nagu probleemi suurte nagu klientidega töötada. Ühesõnaga, sa proovid siis nagu kõigepealt selle nagu teadmiste ja oskuste ja sellega nagu kliendile näidata, et sa oled pädev ja siis kui ta hiljem avastab, et see vend on ainult 19, siis ta on juba nagu vau, see on üks väga tark ja oma ala spetsialist 19 aastane. Nagu öeldakse, vanus on ainult number, jah. Aga ma tegelikult küsisin selle sellepärast, et ka mina olen ettevõtja ja ma tean näiteks, et mul on nagu sõpru, kellega ma nagu pidevalt nagu suhtlen ja mingid võib-olla selle nagu ettevõtja teekonna nagu probleeme arutan ja põrgatan, et kas sul on ka nagu siuke nii-öelda ettevõtjate tugisüsteem kuskil olemas või jah? No siukest nagu suurt tugisüsteemi nagu otseselt mul ei ole, aga mul on kindlasti nagu inimesed, kelle poole ma saan nagu pöörduda. Et kui on ala mingit tehnikat vaja või on mingi jama või midagi nagu tagasisidet kas või küsida, et selliseid tuttavaid on mul kindlasti nagu, et just seda vahel ongi nagu oluline see, et nagu tagasisidet saada, et saadab mingi video, et et kuidas see tundub, et väga äge, väga cool. Et just see tagasiside on nagu hästi-hästi oluline ka vahel nagu minu jaoks, et see on nagu siuke edasiviiv jõud. Kui tihti sa saadad näiteks mõne kliendi video enne, kui sa kliendile selle saadad, eks ju, mõnele tuttavalt ju, et anna tagasisidet, kuidas sulle meeldib? Kuule, kusjuures päris tihti isegi. Sest ma ise nagu, kui ma töötlen seda, siis ma töötlengi ala mingit 2-3 päeva seda. Mõne oleneb muidugi projektist. Aga ma olen sellega nagu nii sees, et ma nagu ei saagi, ma ei näe vigu seal enam nagu. Ja just siukseid väikseid detaile, mis võib-olla nagu häirivad, et ma proovin nagu siukest üldpilti just nagu teiste vaatajate poole pealt vaadata. Et sellepärast ma nagu jagangi teistele ja just nagu ka oma tuttavate näitan, ma ei tea, emale näiteks kodus. Et just siukest nagu tagasisidet saada nagu, kes pole seda eelnevalt näinud, et see on nagu hästi-hästi lahe minu jaoks. Väga äge. Küsin selle vana hea küsimuse. Et kui sa saaksid anda mõne soovituse nooremale endale või mõnele teisele noorele praegu, kes otsib enda kirge või soovib ühesõnaga soovitusi. Kui ma mõtlesin selle peale, siis tegelikult mul tuli nagu täpselt sama vastus, mis oli siis eelmises podcastis Martinil. Ehk siis lihtsalt ära muretse nii palju, et võta vabalt, et kõik saab korda. Et tegelikult see on nagu hästi-hästi aus soovitus, mida nagu enda nooremale minale tahaks öelda. Et ära muretse nii palju, et kõik saab korda. Okei. Ma küsiks kohe selle pärast, et see on nagu tegelikult hullult hea point, hullult ja soovitus. Aga kas sul on nagu mingid spetsiifilised nagu olukorrad olnud, kus sa oled muretsenud või millal, kus sa tahaksid praegu nagu, kui sa oleks ajamasin, et sa läheksid sellesse hetke tagasi ja ütleksid, et kuule, ära muretse, it's gonna work out. Et just ongi need kohad, kui sa saadad võib-olla kliendile mingi video ära, et küsid tema tagasisidet ja sa juba hullult muretses, et äkki see talle ei meeldi, äkki see nagu, siis ma tegin nagu täiesti enda visiooni järgi ja sa nagu muretsedki mitu päeva, kui tulebki, et fine, et kõik on nagu väga meeldiv. Et just siuksed nagu väiksed asjad, mille pärast muretseda, aga nagu väikesed asjadest saavadki nagu suured kokku selles suhtes. Et aga mingit siukest suurt asja, mille üle ma nagu muretsenud oleks nagu niimoodi välja tuua ei oska, aga just siuksed nagu väiksed asjad. Väga saadav. Aga siis võiks nagu märksõnadeks tuua, et usalda ennast, ära muretse ja nagu tee lihtsalt oma asja, lihtsalt tee ja siis on juba hästi, et ära muretse selle pärast võib-olla, et mis homme saab, mõtle, mis sa nagu praegu... Absoluutselt, et ela hetkes ja
et kui sa töötad inimestega, kes nagu usaldavad sind, et siis pole mingi probleemiga seda ausalt nagu konstruktiivset tagasisidet saada. Et ela hetkes ja usalda ennast selles suhtes, et ma arvan, et see oleks nagu hästi-hästi oluline mõte. Väga õige. Ja by the way, ela hetkes ei ole see, et näpud püsti, eks ju, ja ära mõtle, mis või need tagajärgi ei ole, vaid just see, et nagu tee oma asju ja kui sa hästi teed, siis on kõik korras. Super. Kuule, Kaur, aitäh sulle, et sa tulid. Sulle tänud kutsumast. Aitäh sulle, et sa aitid meil seda podcasti teha. Ja tahad sa mingit enda sotsiaalmeediat ka siia shout-outida? Igal pool Korsten Films, et kodulehel, Instagramis, Facebookis, et jah, suhteliselt sotsiaalne ettevõte. Sotsiaalne ettevõte, väga hästi öeldud. Super. Aitäh sulle. Aitäh sulle.